Tšau, barbekessad! Tere! Kui sa oled nii kõva tegelane, et sa võtad oma maitseaine purgi ja kirjutad siia peale, et see on võiduribi maitseaine, siis kuskil Eestis on üks roheline ümmargune kiilakas päkapikk, kes tahab teada, kas sa valetad või mitte. Ühesõnaga, Roosters on maitseaine tegija, väidab, et see on Championshipi ribi award-winning blend. Kõlab nagu mingi demo müügiartikkel. ja see on mul endal poes olemas. Ma ei ole seda veel proovinud. Nüüd te näete seda, kuidas siis maitseainet testitakse, kas seda on mõtet müüa või ei ole. Siin poes. Selle jaoks on meil loomulikult Bigmanist ilus Swifti ribi. Ja kui proovid ühe korra ära, ega siis nende õhukuste peale on tagasi lähene. Nii. Vahepeal lähed mingi rasvase sea peale, siis lased hästi pikalt, et mingi 95-ni, et saad sealt midagi võiku jooksega. Aga kui ribi tahta, siis ainult see. Ja kui sa kirjutad siia, et see on Championship blä, siis teeme seda nii-öelda võistlusstiilis. Terava mulle. Ehk siis... Tegelikult esimene test peaks olema see, et sõrm sisse ja maitsed. Muidugi. Magus plaust on, ma siiamaani tunnen paprika lõhna juba. Vürtsiga on või? Pipar paistab. Oota. Taudest ära segades. Pipar on peal. Need on suured suhkrutükid. Jah, mõnusalt teravapoolne. Soola väga palju ei ole. Nii. Aga suhkrut on. Siis. Natukene selline rahulikuma poolne on. No, seda saame teada, sest et kõik muud asjad paneme siia nii nagu teeks võistlustel. Süsti ei tee, aga muidu küll. Nii, loeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ribi paneme pikkuselt sisse. Siis lõikame tal laiuse ka paika. Nii enam vähem. Ma teen need eraldi ära, samasse marinaadi viskad mingi fooliumisse kilesse ja siis lähevad kuhugi nurka grilli peale. Jõle hästi töötab. Ära nüüd niimoodi vehi sellega, see on ka imelik. Nii. Membraan maha. Seda membraani otsa on alati kinnastega väga hea kätte saada. Salfakas töötab, jah? Jah. Ilma ei töötagi. Ma olen üritanud. Üritus on see läbikukkunud katse minu arust. Heaks üritajaks saada. Nii, lõikame selle lapendava osa ka maha. See uus pala on. Mingid haiged lapetavad. Kas ma varem teinud seda? Mingi võib-olla korra või paar. Nii. Siis õli. Täna kasutame õli, võib kasutada kindlasti ka pehmet sinepit ja mitte vürtsikat. Mitte Põltsamaa. Põltsamaa olen ka mahe olemas ja väga hästi toimib. Pange ikka. Nii. Ja siis värv tundub nagu laua peal vähemalt ilus. Mis tegelikult on saaduseks hea. Kuna me paneme ainult selle raavi, siis me paneme vaibaks. Maitseaine kerge lihaga. Jah. Lõhnab magusalt. Suhkur oli suht suure tükkin ja toredalt. Peaks ilusti jume võtma. Nii, pane õli.
riba. No ei ole käes. Kogus. Issand jumal küll, viimane kord. Õnneks oli ainult tilk põhja. Nii, ja peale samasugune hunnik. Ja siis laseme tal seista. Ma arvan 15 minutit või niimoodi vaatame näo järgi, et oleks mõnus. Ja siis, nagu ikka, võistlusribi 135 ahju ja kerge õunapusuits ja siis kuskil pooleteise tunni pealt wrap. Vot nii, härrad, kukekesed Roosterist. Palju kulub ühe ribi peale? No 20%, just. Jupp. Aga nüüd me ootame ja te näete videot edasi, kui me oleme ahju juures ja paneme selle ahju. Noh, sõbrad ees ootamas. Tehke ruumi, poisid! Jaa, kuke võiduribi tuleb, noh. Nii, nagu ikka, lükkab kokku ilusti otstest. Selleks, et meil oleks kontide vahel rohkem söömist. Ja tadaa! Räpime siis selle tšempionaadi ribi ära. Nagu kindlasti vaataja kuuleb, et mu ääles on kõvasti pessimismi. Aga ütleme niimoodi, et tavaliselt on selle jaoks ka põhjust antud. Aga et kõik oleks aus, teeme ausa räppi ka ikkagi. Anname võimaluse. Muidugi. Paneme seda nende raabi ka siia sisse siis veel. Siis paneme pruuni suhkrut, võid. Mardikas. Ei olnud mardikas, see oli paberitükk. Ai, see oli juba. Peame kastet siis. Nii. Ja tagurpidi. Tagurpidi. Just. No, nii saa näpp. Ja siis harjutust korda. Ilusti oli kinni jäänud, ma ütlen 2 tunni oli peal. Et ei olnud poole teisega. Kohe võin öelda ära, et lõhn on hoopis teine kui võistlusribil. Jep. Aga lõhn ei ole halb. Ei ole halb. Teistsugune on. Ta meenutab nagu veis-lõhna. Nagu seda. Ei, nii hull see asi nüüd ka ei ole. Et oleks asi täiesti aus. Millest ole vähe võistlusvärki juurde, et paneme siit surtsu õunamahla ka. Jätame asi käima. Jop. Veel pehmemaks ja kõvasti kinni, et ei tuleks aururibi, vaid barbecue ribi. Ahju. Meie kukevõiduribi on valmis saanud. Kukevõiduribi? On. Kukevõiduribi oli veits erutunud. Värv on ilus, lõhnab hästi. Ilus näeb välja, värv on väga hea, kurat. Värv on nagu väga hea. Tundub tore. Värv on tõesti ilus, midagi ei ole öelda. Palju teil lõpuks temp oli? 97. Teeme siis Championsiga kokku. Maha, ära lõpuna. Ja see on terve lagi täis. Mulle alati meeldib, kui lapsed köögis ketšupi pudelit raputavad. Alati meeldib. Ai, lauanurk ei läinud lauapõrkest sisse. No samas see, kes kommenteerib, siis ei mängi ka ju. Jaa. See on ära. Kindlasti kool. Jupp. Ja nüüd ahju sisse tagasi.
Jooksed otse niimoodi õue vist. Ei jookse, see jookseb mul siin põranda peal laiali, tõmba foolium alla. No siin on foolium. Läve pakub kõhuli sellega veel. 5 minutit. Sooja. Või mida? Siia. Mine hästi. Lähen vist. Siis vähemalt käib mina kõhuli. Jah. Kukeke on valmis saanud ühesõnaga. Kukeke. Kukeke see võiduribi on see. Kõik on nii pidi vist selleks, mitte. Ära määri seda peal. Jah. Ei. Keil on bussi täiega küll, aga. Meil pole mõisa peale ka. Jah. No võta kõrvalt. Siin on konditükk, vaata. See läks läbi. Siidi pärast. Cheerios. Cheerios. Mingi väga veider kõrvalmatš on. Ma ei saa päris täpselt aru, pöialt peale panna. Soola ma ei tunne. Ei ole. Üldsi ka ei ole. Kui mina ütlen, et ei ole, siis ei ole. Jah, just. Ma ei hakanud pakkuma. Mingi. Aga mingi. On jah, mingisugune. Ta ei ole isegi paha, ta on nagu see. Jaa, noh. Aga väga tugev nagu. Nagu. Ta on teistmoodi. Täiesti teistmoodi maitse on, ütleme ausalt. Magus ribi. Nagu kaneel, ei ole kaneel. Ma ei tea, mis on. Aga vänge on. Lihtne on süüa. Ma nüüd teen ühe asja kohe selgeks ära nagu. See ei ole tšempionaadi ribi nagu. Mitte ühestki otsast. Ainukene asi, mis sellele viitab, on värv. Välimus on kena, jah? Ainult, noh, sukrut oli. Aga kondis on puhtaks. Jah, see on lihtne süüa. Nagu lähedki kuhugile, mitte just restorani, aga mingi söögikohas saad, võtad ribi endale väikse hoaga ja. Et ta on söömisribi, mitte võidusõiduribi. Et sellega. No seda ma kõigil öelnud, võidusõiduribi ei ole söömisribi. Ja, seda küll. Aga konkreetselt nende maitsetega ei ole isegi nagu vängemas variandis, isegi kui nagu teeks siis nagu hullu pauguga. Ja noh, sa ikka panid seda niimoodi, et. Ja, no seda oli, noh. Just. Ja see on söömisribi, see ei ole tšempionaadribi. Selle võid vabalt kodus teha, süüa, väga maitsev on midagi öelda. Ma arvan, et ta on selline kuldne kesti, et kõigile ta sobib. Jah. Aga mingid antenne ta liigutama ei hakka. Jep, et sorry kukeke, aga see silt ei ole õige. Aga olgem ausad, ta ei müüks võib-olla väga hästi, kui seal oleks peal kirjas söömis. Average. Käib kah. Keskmine ribi maitse aine. Sobib kõigile. Jaa. Nüüd tuli kerge õhetus, nagu hästi väike. Midagi seal oli, aga noh, kaugeltki mitte see, mis mul tavaliselt ribi peal on, iseendal söömiseks isegi. Ma arvan, et sul tuleks õhetus ka siis, kui habanero teises toanurgas istuks eemal, kokku ei puutuks. Ja kui ta lehvitab, siis on. Vaatab imeliku pilguga. Jah, okei. Hea ribi, tõepoolest, söömiseks hea ribi, ilus värv, huvitav maitse, aga mitte võidusõiduribi. Silt valetab. Tšau.